Oleme viimasel 1,5 aastal elanud kogu aeg muutuvas ajas, aga täname Jumalat, et kiriku uksi pole päris suletud. Vahepeal küll olid nad suletud, aga töötegijad said tulla ja olid võimalused ka videoülekannete, pereraadio kaudu jumalateenistustest osa saada. Tahakski tänada meie tehnilist personali, täna on seal ka vennad Helari Saaremäe, Ivo Rand ja Madis Teller meid teenimas. Me kasvasime ka, muretsesime uued robotkaamerad ja mitmed tehnilised vahendid, et see jõuaks ka inimesteni, ja ka täna vaatasin praegu telefonist, et 100 inimest on meid jälgimas ka videoülekannete kaudu ja pereraadio kaudu. See on kogudus, teie olete siin, hästi olete teinud, et olete tulnud. Heebrea kiri ütleb, et ära jäta oma koguduse kooskäimisi. Ja mõni teinekord ütleb, et mis sinna alati nüüd minna, et ei ole vägevaid külalisjutlustajaid ja et me juba enam-vähem hoomame ette, mis seal on. Aga kui me avame Luuka evangeeliumi 4. peatükki, siis mida me sealt loeme? Kui Jeesus hakkab kuulutama ja õpetama, siis on kirjutatud järgmist. Ja Jeesus läks tagasi vaimuväes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümberkaudsele maale. Ja ta õpetas nende koguduse kodades ja kõik andsid temale au. Ta tuli Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta ja tõusis üles lugema. Ja tema kätte anti prohvet Jesaja raamat, ja kui ta raamatu avas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud: Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile, nägemist pimedaile ja laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja kui ta raamatu oli kokku keeranud, andis ta selle koja sulase kätte ja istus maha. Kes on Iisraelis käinud ja mõned on ka suveniiriks kaasa ostnud väikesed toorarullid, siis teatavasti siiamaani sünagoogides tuuakse Jumala sõna rullis. On niimoodi 2 pulka ja siis on keeratud need. Nüüd on paberirullid, omal ajal papüürused või mis seal tollel ajal olid, ja siis seda rulli keerati ja sellest loeti. Aga ma tahaks rõhutada siin seda sõna harjumust mööda tuli hingamispäeval koguduse kotta. Ja usurahvas on läbi aegade, Vana testamendi ajal, Uue testamendi ajal tulnud ka harjumust mööda. Sajab vihma või paistab päike, on kange pakane või suvekuumus, nagu sellel suvel oli. Sa oled hästi teinud ja mõtle sellele, et alati on Jumalal sulle midagi pakkuda ja see ei pea olema midagi erilist, aga juba see, et see aeg, mille sa pühendad Jumalale, see on sinu harjumuspärane. Jeesus Kristus, Jumala poeg, on öeldud, läks harjumuspäraselt sünagoogi ja talle ulatati siis Jumala sõna prohvet Jesaja raamat. Ja täna Jumalat, et see harjumus, nagu ma täna nimetasin, sellel viimasel aastal on küll pidanud pisut mitmes vormis olema, aga et sina oled täna siin ja kui sa oled pereraadio juures või oled sa videoülekannet jälgimas, siis täna Jumalat selle võimaluse eest ühise kogudusena, et me saame olla Jumala sõna juures. Ja kui Jeesusele ulatati siis prohvet Jesaja raamat, nii ka täna ma tahaks mõne salmi lugeda sealt prohvet Jesaja raamatust. Eile hommikul olin hommikupalves, meil teatavasti on igal hommikul nädala sees kell 8 hommikupalved Käärkambris. Need ei ole väga rahvarohked, aga ma olen tänu meeles mõelnud, et alati on olnud neid. Need hommikupalved ei ole kunagi ära jäänud 33 aastat. Ja alati on neid ustavaid olnud. Vahest on neid vähem, vahest on neid pisut rohkem, aga see on nagu koguduse sammas, kus palutakse, kus iga inimene saab ka oma südant jagada, oma eespalvesoovi tuua, oma perede, lähedaste eest. Teinekord me siin koguduse keskel ei saa üksteisega tuttavakski, aga see on see paik, kus ka saab üksteist kinnitada ja otsa vaadata, kätt suruda ja teineteise eest paluda. Ja eile seal hommikupalves olles
palusin oma palve ära ja mõtlesin, et mida homme kogudusele jagada. Mõtteid oli ka nädala sees, aga äkki 3 mõtet sai mind seal kätte. Ütle kogudusele, et ta ei kardaks. Siis ütle kogudusele, et millega ennast varustada. Ja 3, et kuidas ka saada issanda väes tugevaks. Ja Vana-testamendi prohvet Jesaja 740 kuni 701 aastat enne Kristust elas, see on 2700 aastat ja natuke rohkem tagasi, ja sealt loeme järgmist. Ära karda, ma olen sinuga, ära vaata ümber, sest ma olen su Jumal, ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ära karda, ära karda. Keegi on kõrval, kes julgustab. Kui väike laps võib olla narg, siis ema on seal kõrval, ütleb, ära karda. Ma olen su kõrval, ma juhatan ja julgustan sind. Ja nii on ka armas usuinimene läbi aastatuhandete. See sõnum kõlanud, ära karda. Keegi on su kõrval, keegi suurem. See, kes sind on päästnud, kelle oma sa oled, see ütleb, ära karda, ära vaata ümber. Kui me kohkume, siis me vaatame, ei tea, mis saab, kes on taga, kes on paremal ja vasakul. Ära vaata ümber, pole muid jumalaid, vaata minu peale, ütleb issand sulle. Ma teen su tugevaks. Seda nõrkuse tunnet on meil kõigil olnud. Vahest on füüsilist nõrkust ja on ka vaimulikku nõrkust. Mõni tuleb ja kurdab, et kuidagi taevas on kinni ja ma olen eemale jäänud. Aga ma teen su tugevaks. Ma annan sulle ka füüsilist ja vaimset jõudu. Teen sind tugevaks. Ma aitan sind, võtan su käest kinni ja toetan sind oma õiguse parema käega. Ja see Jumala õigus, mina olen tee, tõde ja elu, see tõde ja õigus, aus eluviis ja issandale lootmine ongi see õigus, mis annab meie usuelule vundamendi ja millele saab toetuda. Täna võiks öelda, et maailm on häälest ära. Kakofoonia, kes on käinud sümfoonia kontsertil, siis kui pille häälestatakse enne kontserti, siis kostab sealt väga toredaid helisid. Igaüks mängib oma lugu ja paneb pilli häälde. Ja kui me paneme silmad kinni ja mõtleme, mis maailmas sünnib, mis sünnib Aafrikas, mis sünnib Afganistanis, mis sünnib Hiinas, Ameerikas, rahvas on tõusnud rahva vastu, mitte ainult riigid ei ole üksteise vastu tõusnud, aga kui me paneme tähele, siis on parempoolsed ja vasakpoolsed, ka Ameerika demokraatia kants, kus oli rahu ja meile paljudes asjades eeskujuks. Me võime viimastel aastatel öelda, et rahvast on polariseerunud ja ka siin väikeses Eestis, kui sa oskad tähele panna, siis me olime rõõmsad 30 aastat tagasi, Balti kett, öölaulupeod, ja rahva ühtekuulumistunne kuidagi kandis meid ja see rind oli nagu ette aetud, aga täna me ka täname kõige selle eest, mis on olnud, aga kui sa oskad tähele panna, ka siin väikese rahva hulgas on tekkinud erimeelsusi ja nüüd teinekord võib tulla ka argus ja nõutus, aga Jumal ütleb sulle, ära karda. Vaata issanda peale, küll ta kannab sind kõigest läbi. Johannes evangeeliumist me loeme, et issand on öelnud, et mina tahan rahu teile kinkida, mitte seda argust ja rahutust. Pandeemia, epideemia, mured haiguste pärast, ühed ütlevad, et ei tohi vaktsineerida, teised ütleb, tuleb vaktsineerida, ühed ütlevad, maski ei tohi kanda, see on kahjulik, teised ütlevad, tuleb kanda ja nii palju niisuguseid väikesi asju on, mis viivad meid teinekord ka elus ka Jumala asjadest ja nendest põhilistest asjadest eemale. Jumala sõna ütleb väga selgelt, pidage üksteist ülemaks kui iseennast, suhtuge lugupidamisega kõikidesse, nendesse, kes on vaktsineeritud ja nendesse, kes on vaktsineerimata ja nendesse, kes ei mõista sind. Täna vend Raul Altmäe puudutas ka neid viimasel paaril nädalal ilmunud Päevalehe ja Levila ajalehe artikleid. Jah, õnnistame neid, kes on selliselt asjast aru saanud, teenime Jumalat ja ärgu kartus meid ka nende artiklite lugemisel ja nende inimeste keskel viibimisel tabagu, kes meid ei mõista. Loodame Jumala peale, kes on tõotanud me kõrval olla, ütleb, ära vaata ümber, ära vaata nende artiklite peale, ära vaata selja taha paremale ja vasakule, vaata Jumala sõna peale, vaata üles ja issand annab sulle eluks kõike, mida sa vajad.
Nüüd me vajame jõudu, nagu me igapäevaselt hommikul tõuseme, võtame ka kehakinnitust ja sööme, nii me ütleme ka, et me tuleme koguduse keskele, et saada vaimulikku rooga. Ja kust see roog tuleb? Jumala sõnast. Ja see on ikka nii olnud. Alustasime. Jeesus läks harjumuspäraselt templisse ja mis nad seal templis tegid? Avasid Jumala sõna, talle ulatati prohvet Jesaja raamat. Ja nii ka meie avame ikka Jumala sõna ja sa oled võib-olla kuulnud siin 10 aastaid neid samu kirjakohti ja nende vendade näod on sulle tuttavad ja õdede näod, kes sind julgustavad. Aga see on see roog, mida sa sööd ja ega sinu igapäevane leivapalukene on ka. Ikka ta kordub. Vahest me uued retseptid leiame ja läheme külla, tehakse maitsvaid sööke, väga tore. Kaasajal noored inimesed veel pildistavad, saadavad üksteisele seal Facebookis neid toiduretsepte. See on tore ja nii ka siin vaimulikus maailmas me vahest avastame midagi muud, kuid need toiduained on ikka samad, millest seda toitu tehakse ja nii ka Jumala sõna on see sama, mis meid kinnitab, julgustab. Paulus kirjutab Efesuse kogudusele 6. peatükis 10. salmist edasi: lõppeks mu vennad, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sest meil ei ole ju maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk. See on Jumala sõna iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus. Tuttav kirjakoht pühapäevakoolis lastele usukilp ja päästekiiver ja vaimumõõk ja neid tehakse ka paberist ja papist, jääb hästi meelde. Ja ma usun, et me oleme ka seda üksteisele soovinud, vahest teravat vaimumõõka ja usukilpi ja päästekiivrit ja rahu evangeeliumi kuulutamiseks valmidus. Jeesus ütleb Markuse evangeeliumi ja Mattiuse evangeeliumi lõpus: minge kõike maailma, kuulutage kõigile loodudele. Ja siin Paulus kordab ka see valmidus. Olgu meil alfakursuse kutsed on laudadel, siin kantslist ma näitasin ka, see on sinu võimalus rahu evangeeliumi kuulutuseks. Ja siis sa suudad panna vastu kurjal päeval, teadmatuse päeval. Jumala sõna ütleb Jesajas: ära karda, ära vaata ümber. Siit Uues Testamendis saame ka täpsemad juhtnöörid, mis asi see on. Õige, millest ta elab, aga õige elab usust, loeme prohvet Habakuk 2:4. Ja olgu ka need teadmised jälle korratud. Need on nii lihtsad, meile kõigile selged, Jumala sõnast tuleb kõik see, aga sealt kasvab meie usk, seal on ka meile kaitse. Kui keegi tahab sind rünnata, siis see päästekiiver, Jumala sõna. Jumal tuletab sulle püha vaimu kaudu meelde. Jeesus ütles seda oma jüngritele, et kui ma ära lähen ja see, mis ma olen rääkinud, siis tuleb püha vaim, mis tuletab meelde ja nii on ka meiega. Need inimesed võivad kinnitada, et Jumala sõnast tuleb teinekord just sellel raskel hetkel mingi koht meelde, mis kinnitab sind. Vahest on vaja vastata kellegile ja sa mõtled, mida öelda ja oled seal väitluses ja Jumala sõna püha vaim tuletab sulle meelde jälle Jumala sõnast mõne koha. Nii et olgu see usukilp, päästekiiver, vaimumõõk meil ka igapäevaseks relvastuseks, nagu Paulus kirjutab: varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega. Ärge kartke, lootke Jumala peale kõiges ja olgu meil ka varustust. See on nii, et kui tuleb näljaaeg, küll on hea, kui keegi on ka sahvrisse midagi, mõne konservi või igapäevaseks
tarbeks leiba või midagi varunud, nii ka meil peab olema täpselt samamoodi. Praegu me elame siin enamus inimesi kortermajades ja neid keldreid ei ole, neid võimalusi, aga midagi ikka. Jumal annab ka tarkust, kuidas ka nendeks päevadeks oma ihu eest hoolitseda, aga olgu see vaimulik hoolitsus, siis ei ole seda muret ja ehmatust. Kunagi olin seal Kiviõlis, toimusid need konverentsid siin aastaid tagasi, küllalt rahvarohked seal Jõhvi kultuurimajas olid. Siis sinna tulid ka mitmed vennad Venemaalt ja kaugemalt kuulutama ja üks Venemaa nelipühi piiskop rääkis, ta kasvas üles 10-lapselises perekonnas ja oli nõukogude aeg, Ukrainas ta kasvas üles. Isa õpetas kõiki lapsi, õppige Jumala sõna pähe. Tulevad rasked ajad, nad saavad piiblidel ära võtta, aga mida te olete õppinud, see kannab teid elus läbi. Me praegu oleme võib-olla selle päheõppimise jätnud tahaplaanile, kuna väga mugav elu. Piibliraamat, telefonis on piibel, arvutites on piibel, aga tasub ka seda meelde tuletada. Mõned kohad Jumala sõjavarustusest võiksid sul olla ikka alati tagataskus ja need kannavad sind. Jumal küll tuletab meelde, nagu Jumala sõna ise ütleb enda kohta, et sel hetkel ma annan teile mida öelda, aga hea on, kui seda varustust on ka süsteemselt varutud ja tallele pandud. Tänases maailmas on niisugused sõnad: inimõigused, kompromiss, vihakõnelejad, usklikud ei mõista ja meie oleme ka teinekord segaduses. Siin on LGBT teemad ja humaansuse ja armastusega tullakse ka meie ukse taha koputama. Te mõistmatud inimesed, ära lase ennast heidutada. Seisa Jumala sõna peal, kui sa oled varustanud ennast Jumala sõnaga, siis sul on mida öelda ja on millel seista. Ka Jumala sõna väänatakse ja püütakse sellega tulla sulle selgitama ja sinu seisukohti muutma ja parandama. Ära lase heidutada. Loe Jumala sõna ja lase Pühal Vaimul ka enda sees rääkida ja sulle selgitada neid asju. Olgu sul alati kindel seisukoht ja ära karda võtta kindlat seisukohta. See annab meile kindlustunde, siis me oleme otse kui rajatud kindlale vundamendile, nagu me loeme ka evangeeliumist, et kui torm tuli, siis see, kes oli maja ehitanud kaljule, selle maja jäi püsima. Ja see on sinu kindel seisukoht, mis on rajatud Jumala sõnale. Seista kindlalt tähendab ka mitte kunagi alla anda. Olen korduvalt ka siit kantslist rääkinud kirikuõpetaja Harri Aamerist, kes kunagi Siberi teel ei mõistnud seda, kuidas mehed nutsid rongivagunis, teadmatusse oli sõit. Mehed nutsid ja ma ei saanud aru, mul jäi koju abikaasa, lapsed jäid koju, aga mingi rahu, kindlad väärtused olid mind kandmas ja nagu ma täna juba olen nimetanud, nagu Habakuke raamatust loeme, aga õige elab usust. Ka Jeesus, kui teda viidi kõrbesse kiusata, mis ta siis ütles? Kirjutatud on, inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Kõik see eelnev jutt saab ka selles kokku võetud. Jeesus, Jumala poeg, kõrbe kiusatuses. See on ka näitlik pilt meile piiblisse pandud meie usu kinnituseks, et Jumala sõnast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, tuleb meil elada ja see meid kannab. Seda ta kordab veel seal mitmel korral. Mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Ka Abrahami kohta öeldakse, Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Ta ei kahelnud Jumala tõotustes uskmatuna, vaid sai vägevaks usus ülistades Jumalat. Kõik see eelnev jutt on võetud kokku ka selles Abrahami poolt mainitus.
vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat. Ka sina, kui tänases maailmas oled segaduses, keerad televiisori lahti või raadio või loed või keegi tuleb sulle uudist jagama. Üks tuttav arst ütles mulle, et kaasajal on 2 seisukohta laias laastus meditsiinist. On meditsiiniline seisukoht ja Facebooki seisukoht. Ja mina kustutasin oma Facebooki mõned ajad tagasi ära, kuna see kulutas nii palju aega. Aga olgem ka targad ka neid Facebooki seisukohti ja sõprade soovitusi läbi katsuma Jumala sõna valgel ja usus, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat. Niisiis, mida kokkuvõtteks öelda? Kas me kasutame neid võimalusi pühapäeviti ja ka nädalases Jumalakojas käimiseks targasti ja ole sa kinnitatud, et Jeesus käis harjumuspäraselt. Tule sina ka, midagi ikka on ka sinu jaoks alati. Mida veel Jumala sõnast täna meelde jätta? Ära karda, ma olen sinuga, ära vaata ümber, ma olen su Jumal, ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas, ta tugevuse jõus ja varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Aamen. Tõuseme palveks. Issand, me täname nende tuttavate Jumala sõna kohtade eest, mida me täna oleme linnulennul püüdnud üksteise julgustuseks siit ette lugeda ja meelde tuletada. Issand, aita meil elada ja tähele panna sinu püha vaimu häält ja et meie usk ja lootus oleks rajatud sinu sõnale. Meie usk ja lootus, meie igapäevane tegevus oleks rajatud sinu sõnale. Siis me oleme kindlameelsed, siis me ei ole nagu tuule käes, siis me ei ole nagu merelained, nagu Jakobuse kiri meile kirjutab. Issand, anna meile seda kindlustunnet. Ka uudised ja Facebookid ja erinevad arusaamad siin maailmas, poliitilised ja maailmast tulevad uued hinnangud ka inimeste vahelistele suhetele, siin uus sõna inimõigused ja muu taoline, teinekord ka koputab meie südamele, et kus me siis seisame. Issand, aita seista Jumala sõna peal, siis me oleme õigete poolel ja siis meie otsused on õiged. Issand, aita alistuda ja olla alandlik, siis sina kannad meid kõigest läbi, nagu Peetruse kirjast me loeme, heitke kõik oma mure minu peale ja mina pean hoolt teie eest. Kui meie seisame Jumala sõna peal, siis Issand, sina oled tõotanud pidada hoolt meie ees. Issand, aita ka kindlalt usus jätkata ja ka üksteisele, oma õdedele, vendadele seda usutarkust soovida, et Issand on hea, tema peale lootes oleme me ka tormistes olukordades, arusaamatutes läbi kantud ja Issand on tõotanud ära karda olla sinu kõrval. Aamen. Palun istuge.